Nii, ma loodan, et kõik on saanud lauas rääkida. Lõpetage oma mõte. Suurepärane, kas kellelgi oli lauas ka inimene, keda ta veel ei teadnud? Väga hea. Siis oli sellest ringist ikka kasu ka, muidu ma mõtlesin, et äkki räägite sellest, mida reede õhtul ette võtta. Aga mulle tundus, et ma vist olin nii õhinas oma valmis kirjutatud kõne teile ette kandma, et ma võib-olla ei tutvustanud ennast. Minu nimi on Reelika Lume, igapäevaselt töötan ma Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis täiendusõppe koordinaatorina ja teen 100 muud projekti veel, nii et osad teist teavad mind kuskilt hoopis teistelt radadelt. Sealjuures olen ettevõtluse ja majanduse õpetaja Pärnu Ühisgümnaasiumis, juhendan õpilasfirmasid, nii et ja kolledžis sellest aastast annan ka loenguid magistrantidele, nii et kohtun väga erinevate inimestega, väga paljudega igapäevaselt, iganädalaselt. Aga kui tavaliselt sellistel kokkusaamistel, koolitustel tehakse kokkulepe, et kõik see, mis siin toimub, jääb siia, siis mina teen täna ettepaneku leppida kokku selles, et kõik uued ägedad ja toredad ideed, mis te kuulete, kõik viite siit minema. Kas on veel mingisuguseid kokkuleppeid, mida me kindlasti peaksime tegema peale selle, et üldiselt me ikkagi üritame ajakavast kinni pidada ja absoluutne tõde on see, et kohvipaus on püha? Kui mitte, siis asume teele ning minul on hea meel siia kutsuda teie ette Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tair Rõõm. Väga tore on olla siin varakevadises Pärnus ja ma olen tänulik selle seminari korraldajatele võimaluse eest siin rääkida. Ning millest ma räägin teemal tehisaru tööturg. Kui me mõtleme, mis meil hakkab tööturul juhtuma ja mis mõjutab tegelikult meie kõigi tööalast tegevust tuleviku vaates kõige enam, siis mina praeguse seisuga pakuks ikkagi, et number 1 on tehisaru tulevik. Ning kuna tehisaru, kas mu esimesed laused olid ka kuulda, ma saan aru, et mingi sees, vabandust. Ja kuna tehisaru tegelikult võeti kasutusele alles suhteliselt hiljuti, alles paar aastat tagasi, siis laias laastus võib ikkagi öelda, et ega me veel ei tea täpselt, mis juhtuma hakkab, et sellega seoses on väga palju määramatust. Ning oma esitluses ma siis üritan neid teemasid lahti rääkida nagu selle seisukohalt, et mis me praeguseks teame ning mida praeguste teadmiste kohaselt juba on võimalik nagu järeldada. Aga kui me mõtleme üldisemalt, et väga palju diskuteeritakse selle üle, kuidas tehisaru tulek mõjutab ühiskonda laiemalt ning ka kitsamalt siis majandust või tööturgu. Ja siin võib tõesti öelda, et arvamus on seinast seina. Et on neid eksperte ja väga hästi selle valdkonnas kursis olevaid eksperte. Hea näide näiteks on Jaan Tallinn, kelle vaated on negatiivsed, kes ütlevad, et see mõju saab olema negatiivne ja võib-olla isegi inimkonnale hävituslik. Just eelkõige seetõttu, et tehisaru mitmes aspektis juba praegu on ilmselt targem kui meie ja et ta areneb kiiresti ning me ei tea, mis juhtuma hakkab. Et see on siis nagu see üks äärmus, negatiivne vaade, aga küllalt palju on ka inimesi või eksperte, kelle vaated on positiivsed, kes arvavad, et me oleme varemgi tehnoloogilise revolutsioone läbi elanud, midagi hullu pole juhtunud, et seekord ka, et pigem ikkagi mõju positiivne. Ja et seda arvamuste paljusust iseloomustada, ma siin esimesel slaidil tsiteerin 2
tuntud ja tunnustatud teadlast, kes mõlemad juhtumisi said Nobeli preemiad aastal 2024. Esimene neist füüsika valdkonnas ja teine majandusteaduse valdkonnas. Ja esimene neist on Geoffrey Hinton, keda on ka nimetatud tehisaru ristiisaks. Seda siis seetõttu, et tema uuringud, teadusuuringud olid mitmeski mõttes teed rajavaks tehisarutehnoloogia arendamisel. Ning tema töötas mitmed aastad Google'is, aga tuli sealt ära aastal 2023 ja põhjus, miks ta lahkus, oligi see, et ta leiab, et tehisaru kujundab inimkonnale ohtu. Ning ta on ka öelnud, et ta arvab, et ka tööturgu vaadates tehisaru mõju võib olla kiire ja hävitav, et tehisaru tuleb pöörata kõik meie tööturu suhted pea peale. Samas nüüd tsiteerides väga tuntud ja tunnustatud majandusteadlast Taran Acemoglut, siis tema vaade on pigem selline mõõdukalt positiivne. Ja tema on praeguse seisuga üks enim tsiteeritud majandusteadlasi maailmas, võib-olla on mitmetel aastatel ka kõige tsiteeritum. Ning vähemalt siis erialastes ringkondades väga tuntud. Ja tema on samuti ka kirjeldanud tehisaru kasutuselevõtu potentsiaalseid ohte, ehk siis võimalik ebavõrdsuse suurenemine, oht riikide demokraatlikele süsteemidele ja üksikisiku õigustele, aga samas rääkides just nimelt nagu mõjust majandusele ja ka mõjust tööturule, tema vaade siiski on positiivne. Ta arvab, et see mõju saab olema aeglane, inertne ja mõõdukalt tootlikkust kasvatav. Näiteks hiljutises teadusartiklis, kus ta on siis teoreetilist mudelit kasutades seda modelleerinud, ta näitab, et praegusel dekaadil tehisaru tuleku tõttu SKP kasv kiireneb ainult mõõdukalt, et ainult kuskil 1,2%. Ning samuti siis, et hõive küll mõnevõrra alaneb, aga ka see langus on mõõdukas, et jäädes kuskile 5% kanti. Nii et selline pigem positiivne vaade. Aga milline see mõju siis olema saab, väga raske ennustada, et tõesti on arvamuste paljusus, kas mõju saab olema kiire või aeglane, just nimelt tööturu muutusi silmas pidades, see on võtmekoht, sest et kui see mõju on piisavalt aeglane, siis me jõuame sellega kohaneda, tööturg jõuab sellega kohaneda ning loodetavasti siis hõive ei alane, pigem see tootlikkuse kasv teeb meid kõiki rikkamaks. Aga kumb see siis saab olema, kiire või aeglane, raske öelda. Kui me vaatame varasemaid tehnoloogilisi murranguid, siis ütleme juba alates aurumasina kasutuselevõtust, aga ka ütleme hilisemal ajal näiteks personaalarvuti kasutusele tulek või interneti kasutuselevõtt. Et kõigi nende puhul see mõju majandusele ja tööturule avaldus väga aeglaselt. See avaldus aastakümnete jooksul. Ning me võime küsida, et kui varem on alati nii olnud, miks siis nüüd peaks teistmoodi olema. Et ehk on siis lootust, et tehisaruga läheb samamoodi nagu varasemate tehnoloogiliste murrangutega, ehk siis mõju avaldub aeglaselt aastakümnete jooksul. Aga tehisaru kasutuselevõtu mõju võib olla mõnel põhjusel ka kiirem. Esmalt on tegemist olemuslikult teistsuguse tehnoloogiaga. Et nagu te kõik hästi teate, minul tehisaru kasutades on mitu korda olnud see nii-öelda Turingi hetk, et mul on selline tunne, et ma räägin inimesega. Ma usun, et teilgi. Ja see, kui intelligentne ta on, see on ka aeg-ajalt täiesti hämmastav. Nii et tegemist tegelikult on võrreldes varasemate tehnoloogiatega, mis on kasutusele võetud oma olemuselt teistsuguse tehnoloogiaga, mis toimib paljuski nagu inimmõistus ning seetõttu suudab meie mõttetööd palju suuremal määral asendada kui varasemad tehnoloogilised uuendused. Seetõttu mõjutab tehisaru kasutusele tulek tõenäoliselt ka palju erinevamaid või palju rohkemaid valdkondi kui näiteks automatiseerimine või personaalarvutite kasutuselevõtt seda tegi. Ning veel üks põhjus, miks see mõju võib olla kiire, on see, et meie infokeskkond on muutunud
tänapäeval info liigub oluliselt kiiremini kui varem ning see võib samuti siis kiirendada uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. Ja need on siis nagu need põhjused, miks see mõju võib olla seekord kiirem ulatuslikum kui varasemate tehnoloogiliste murrangute puhul. Aga teistpidi mõju võib avaldada ka aeglaselt, sest et me oleme ühiskonnana läbinud küll suuri tehnoloogilisi arenguid, aga tegelikult, kui me vaatame inimkäitumist, siis see on ju jäänud samaks. Ja majandusteooria üks alaosa on käitumuslik majandusteadus ning seal on siis neid inimkäitumise aspekte ja nende mõju majandusotsustele analüüsitud ning üldiselt siis üks oluline tõdemus, mida me selles vallas teame, on see, et oma majandusotsustes ja ka tööalases käitumises me oleme väga inertsed. Et me teeme asju nii, nagu me oleme harjunud tegema ja muutusi teeme me aeglaselt. Ja see kehtib nii üksikisiku tasemel kui ka ettevõtete tasemel. Et ka ettevõtetes, kuna ettevõtted koosnevad inimestest, siis tegelikult muudatused toimuvad aeglaselt. Ja see ütleme, et see inimkäitumise aspekt, see selline inertsus, see tegelikult võib meile siin kasuks tulla. Sest et kuna siis me oleme inertsed, siis selle tõttu ehk tehisaru kasutuselevõtt saab pigem toimuma rahulikumalt, aeglasemalt ja siis ka loodetavasti jõuab majanduse tööturg sellega kohaneda, nii et see ei too kaasa võimelangust. Need on siis need nagu erinevad vaated, et kuidas see võiks olla, aga kordan veel üle, et ega praeguse seisuga me ju ei tea, mis saama hakkab, et need on need võimalused. Ja millest ma siis siin edasi räägin? Ma ei ürita ennustada, mis saama hakkab, küll aga ma annan ülevaate niivõrd kuivõrd selle kohta andmeid on võimalik leida sellest, et millist mõju tehisaru tulek on praeguseks avaldanud. Et mida me näeme, kui me vaatame hõive arenguid või siis ka ütleme tööpakkumiste arvu või töötust. Ning siin siis see rajajoon, millest nagu enne ja pärast ma neid muutusi trendides vaatan, on november 2022. Et see oli siis see kuu, kui OpenAI tõi turule siis ChatGPT juturoboti tasuta versiooni. Ja seda siis loetakse ka ütleme sellise tehisaru levingu alguseks. Ning vaatan siis näitan teile kõigepealt statistikat selle kohta, et kui suures ulatuses praegu tehisaru äriotstarbel kasutatakse ja siis vaatan eraldi IT-sektorit, kus kasutamine on oluliselt ulatuslikum võrreldes teiste valdkondadega. Ning siis räägin ka sellest, et kas siis tehisaru tulek on muutnud tööturgu dünaamilisemaks, pidades silmas just seda aspekti, et kas siis inimesed liiguvad kiiremini ühtedest ametitest teistesse. Ja lõpuks näitan ka paari teadusuuringut, kus on vaadatud tehisaru mõju tootlikkusele, kuna see on veel nii nagu värske areng, siis seal on praeguse seisuga ainult eksperimentaaluuringud olemas, mis on seda teemat lahanud. Ning esmalt siis siin on nüüd ülevaade sellest, et kui suur protsent ettevõtetest kasutavad tehisaru oma igapäevategevuses või siis on viimase 2 nädala jooksul kasutanud. Need andmed on USA kohta, ma siin alguses näitangi andmeid USA kohta, esiteks seetõttu, et tõenäoliselt seal need arengud toimuvad kiiremini, et ta on ehk mõnes mõttes teed näitab, aga teiseks ka seetõttu, et USA kohta on lihtsam andmeid internetist leida. Ja siin on siis näha, et esiteks, mida siit jooniselt kohe saab välja lugeda, et ainult umbes 10% ettevõtetest kasutab tehisaru või on viimase 2 nädala jooksul kasutanud tehisaru oma majandustegevuses. Ikkagi suhteliselt väike osakaal. Ning teiseks, mida me siit näeme, on see, et see kasutajate osakaal kasvas kuni kuskil 2025. aasta alguseni, aga pärast seda stabiliseerus või isegi järgnes väike langus. Ja praegu ta on siis jäänud sinna kuskile 10-11% peale pidama. Nii et siit saab välja lugeda, et see kasutuselevõtt ei ole olnud väga kiire.
sama näitab ka, ütleme, see statistika, mida ma siin näitan, see on nüüd jällegi USA andmete põhine. Ja siin on nüüd OpenAI enda andmed selle kohta, kui suur osa töötajatest erinevates valdkondades kasutab igapäevaselt ChatGPT-d oma tööalases tegevuses. Ja mida siit saab nüüd välja lugeda, kui te vaatate üle erinevate tegevusalade, siis enamuse tegevusaladel on väga vähe, paar protsenti. Suur erand on IT-sektor, kus ChatGPT kasutas siis eelmise aasta suve seisuga ligi 30%. Kui me sinna lisame ka muud tehisaru tööriistad, siis võib öelda, et jämedates joontes kolmandik IT-sektoris ehk siis kasutab tehisaru oma töös. Ning kus veel kasutatakse laialdasemalt on teadus- ja tehnika valdkonnad ning professionaalsed teenused, need on siis konsultatsiooniteenused USA-s. Seal on siis üle 10%, üle 15% isegi, ning tööstuses 10%, aga siis igal pool mujal päris vähe, paar protsenti, 5%. Kas on küsimusi? Ja see küsimus, et missuguse valdkonna alla läheb siis haridus? Siin on ainult erasektor, ma arvan, ja siis haridus on USA-s ka ikkagi suures osas avalik. Kas ta läheb siis sinna teadus- ja tehnilised teenused, kuigi see on ärikasutaja või avalik? Avalik haldus ma pakuks, jah. Et selles mõttes, et ma oskaks sellele küsimusele paremini vastata, kui see oleks siin Eesti tegevusalad. Aga Ameerika omi ma nii hästi ei tea, kuidas nad neid täpselt liigitavad. Ja siin on jällegi nii ka, et kuna see on siis OpenAI enda statistika, siis loodetavasti nad järgivad siin seda mingit üldist USA liigitust, aga päris kindel ei saa. Ma tegelikult on vastuse võlgus.